Jah, tutvustan natukene nüüd esinejaid ka, et vabandust, natuke läks aega. Et täna on sellised põnevad ettekanded meil tulemas. Räägime natukene sellistest uuematest suundadest üldse seemnesektoris, sordiaretuses. Ja nagu ma ütlesin, siis päeva avan mina. Et olen nüüd Seemneliitu siin juhtinud pea aasta ja räägingi natukene, tutvustan siis Seemneliitu üldiselt ja räägin seemnekasvatusest, viimase hooaja saavutustest. Ja seekord võib-olla rõhk ei ole nii väga sellel omatoodetud seemnel, et kuna seda ma olen juba eelnevatel infopäevadel päris palju rääkinud ja tutvustanud, et kui siin on mõni uus kuulaja, kes sellest teemast veel nii palju ei tea, kuulnud ei ole, et siis alati võib mulle kirjutada ja ettekande lõpus küsida sellel teemal. Aga seekord räägin siis rohkem võib-olla sellisest üldse sellest seemne tähtsusest ja tulevikust, et miks sordiaretus tähtis on ja nii edasi. Veel räägib meil täna siin Meelis Värnik, kes on siis põllumajandusühistu Kevili agronoom, et tal on väga palju kogemusi ja teadmisi just agronoomia vallast ja oskab siis rääkida, et milliseid sorti ja seemneid täpselt siis Eesti põldudele või kindlatele põldudele valida. Lisaks on Meelis väga heade teadmistega finantsvallast ning loodetavasti räägib meile veidi siis seemnekasvatuse tasuvuse poolest. Ja just sellistel praegu sellisel raskel või keerulisel ajal. Ja võib-olla ka üldiselt, et mida silmas pidada, kui enda põlde ja kultuure planeerida. Siis olen planeerinud tänasesse päeva veel ka 2 Eesti Taimekasvatuse Instituudi ettekannet või äkki juba peaks kasutama lühendit METK. Et päeva esimeses pooles siis räägibki Barbi ja Ilmar ETKI ja siis PMK ühinemisest ja mida sellega põnevat siis tulevik toob. Lisaks siis ka see sordiaretuse hetkeseis, mida uut toob tulevik, et ehk on tulemas mõni huvitavate omadustega Eesti sort. Ja sortide valikust siis juba räägin ka natukene võib-olla ise. Pärast lõunat tuleb selline tulevikule mõeldud suund ja veidi poliitilisem suund. Et Sigmar Suu Maaeluministeeriumi taimetervise osakonnast räägib meile natukene uuest ÜPP perioodist ning mida uut ja põnevat on seadusandluses toimumas või muutumas. Siis sealt edasi on Kristiina Laanemets räägib meile väga sellisest põnevast ja avalikkusele uuest suunast, et tegelikkuses arendus on käinud ikkagi aastaid, et kuidas siis sorte ja seemneid omavahel eristada laboratoorsetes tingimustes ehk siis molekulaarsed meetodid sortide eristamisel ja DNA sõrmejälg. Ja päeva lõpetab konsulent Lilja Kulli, kes räägib maheseemnekasvatusest ja natukene ka heterogeensest paljundusmaterjalist, mis on nüüd ka juba mõnda aega olnud turul ringlenud ja seadusega reguleeritud. Et siis kuuleme natukene ka sellest, et kuidas see seis on ja mis arengud Eestis on toimunud. Aga ma ise liigungi edasi enda ettekande juurde. Et alustangi sellest, miks üldse seeme tähtis on. Et kui me räägime põllumajandusest ja kultuuride kasvatamisest, et siis ikkagi alati on tähtis olnud see kvaliteet ja saagi suurus ja saagi kasv läbi aastate. Ja mis selle juures siis kõige olulisem on. Et siin slaidil kõige esimene väide kohe, et seeme on kõige tähtsam sisend tootmises. Et siin kindlasti vaieldakse võib-olla vastu, et ikkagi tuleb vaadata kõigepealt ilma ja ilm mõjutab kõige rohkem. Mis ei ole ka vale, eks ju, et ilm moodustabki saagist võib-olla kõige suurema osa. Et olen ka ise kooli ajal ilma mõju ja selle saagi ja ilma suhet natukene uurinud ja kui
sealt vaadata mingit trende välja tuua, siis võib-olla selline põhiasi on see, et tegelikult see keskmine ilmastik võib-olla ei olegi viimase 20-30 aasta jooksul nii väga palju muutunud, aga muutunud on just see selliste ekstreemilmade ja ekstreemtingimuste sageduse muutumine ja ka nende intensiivsus, et mis minu sellest uuringust seal välja tuli, oli see, et kui enne nii-öelda 2000 aastaid oli selline ekstreemilm käis võib-olla nagu tsükliliselt rohkem, siis pärast 2000 aastat enam seda tsüklilisust tähele ei pannud, et need sellised ekstreemilmad võisid olla ka tihti 2 aastat järjest või isegi rohkem ja sellised väga ebaregulaarselt. Ja seal võib-olla tulebki mängu see seemnetähtsus, et seeme ikkagi tagab siis või õigesti valitud seeme konkreetsetesse tingimustesse tagabki siis selle nii-öelda saagi võib-olla stabiilsuse. Võib-olla ka sellest, et miks me oleme tähele pannud seda, et viimastel aastatel, kui ongi kehva ilm või ei ole nii-öelda sobivad tingimused kõrge saagi saamiseks, et miks see nagu nii valus tundub. Et seal ka jällegi ma järgmisel slaidil natukene räägin ka seda, et kuidas on sordiaretus mõjutanud meie saagi kasvu. Et siis, kui me praegusel hetkel ikkagi kaotame näiteks 8 tonnist 3 tonni ja jääb järgi ainult 5 tonni hektari kohta, et siis see on oluliselt valusam kui võib-olla 100 aastat tagasi 3 tonni pealt 2 tonni peale kukkuda. Ja seal jällegi tuleb mängu see õige sordi ja seemne valik. Et see ikkagi tagab ka kehvemates tingimustes parema algseisundi sellele taimikule ja siis läbi põlvkondade või läbi aastate siis nii-öelda stabiilsema saagi. Ja muud sisendid siis tuleks valida ka vastavalt sellele, et siis see toetaks seda seemne potentsiaali maksimaalselt. Ja kvaliteetne siis see seeme sort ongi selline tähtis osa, sest et ta ongi just valitud ja aretatud selliselt, et ta meie oludes kõige paremat tulemust saavutaks. Ja siinkohal ka jällegi võib-olla tähtsustaks üle just Eesti sortide kasutamist, et Eesti sordid on aretatud just meie tingimustes seda kõige suuremat ja paremat tulemust saavutama. Ja võib-olla see õige seemne valik ongi nagu selline kindlustus, et kui tuleb ka kehvem aasta, siis see ikkagi kindlustab sulle sellise pikkade aastate stabiilsema keskmise. Ja siin niisugune graafik, et kuidas on läbi ajaloo saagikus kasvanud ja mis seda nii-öelda kõige rohkem mõjutanud on. Et siit me näeme, et esimene selline suurem saagikasv oli siis alates selline 1700 kuni 1900 ja see oli suuresti tingitud siis läbi paranenud agrotehnoloogia. Aga nüüd see viimane selline peaaegu püstloodist tõus seal 2 tonnist kuni 9 tonnini hektari kohta on ikkagi suuresti põhjustatud sordiaretuse mõjudel või modernse sordiaretuse mõjudel. Ja me näeme, mis mõju nii-öelda sordiaretusel on, et me võime agrotehnoloogiat täiustada, see kindlasti annab juurde, aga kõige tähtsam on ikkagi see just kindlatesse tingimustesse välja töötatud õige sort. Ja mis selle aretatud seemne taga ikkagi on, et kui me räägime modernsest või tänapäevasest praegusest sordiaretusest, siis ühe sordi väljatöötamine võtabki väga kaua aega, et kuni 15 aastat. Sinna taha läheb väga paljude inimeste pingutused ja nende ideed, et uus sort teatavasti peab olema teistest sortidest siis vähemalt ühe tunnuse poolest erinev. Ja et see kõik välja mõelda, mis kuhu võtab väga palju aega ja väga palju ressurssi ja just inimressurssi.
ja ka rahaliselt, et siis vähemalt 1 miljon arenduskulusid on selle ühe siis sinna seemne sisse pandud. Ja kui me räägime siin ajaloost, siis seal seemne sees on ka ligi 150 aastat traditsioone, kogemusi ja teadmisi. Et hea näide siin, eks ju, meie enda sangaste rukkis, mida siiamaani kasutatakse väga mitmel pool maailma ja aretatakse selle põhjal uusi sorte. Ja lisaks on siis seemnega seotud nii-öelda muud kulud siis, mis siis hõlmavad registreerimist, sordi kaitset, paljundamist ja säilitamist. Siin selline seemnesektori võib-olla ülevaade, et lisaks siis sellisele tavalisele põllumajandussektorile, kus on siis tootjad, erinevad sisendite pakkujad, seemnete müüjad, et siis et seemnesektoris on siis nii-öelda neid osalejaid veelgi rohkem. Et seal on vaja eraldi siis ka veel tootjaid, kes siis seda seemet paljundavad ja kasvatavad, vaja siis organisatsioone, kes neid sorte pidevalt arendavad, uusi sorte toovad. Ja Eesti tingimustes me praegusel hetkel räägime ka sortide esindamisest, sest et kui sordiregistrit vaadata, et siis seal ikkagi enamus on väljaspoolt sisse toodud sordid. Aga sellest võib-olla natukene hiljem rohkem. Käesoleval hetkel Seemneliidul on 36 liiget. Kõik need 36 liiget mahuvad ilusti ka eelneval slaidil toodud gruppidesse. Et on meil nii tootjaid, on meil nii sortide esindajaid, sordiaretajaid, on ka sisendite müüjaid, nii seemnemüüjaid, nii ka taimekaitsevahendite, väetiste müüjaid. Ja need 36 liiget, kui nüüd panna nii-öelda Eesti perspektiivi, siis toodavad umbes 60% Eesti seemnetoodangust ja ligi pool siis Eesti seemnekasvatuse all olevatest põldudest. Tegevuste alla, et millega me tegeleme, et nagu igal taolisel siis ühistul või liidul, et me siis esindame enda liikmete huve, kaitseme nende huve, suhtleme riigiasutustega ja igasuguste teiste asutustega samamoodi. Osaleme nii-öelda selles seadusloomes, kõik, mis meie nii-öelda liikmete huve puudutab. Väärtustame sorti seemet ja eesmärkideks võiks olla, et nende tegevusega siis Eesti seemnevaldkonda nii-öelda arendame. Suuname infot ka väljapoole. Lisaks on väga suur osa meie igapäevasest tööst ka välissuhtlus, et oleme Eurosiitsi liikmed. Eurosiits on siis üle-euroopaline nii-öelda seemnesektoris tegutsevaid organisatsiooni ühendav selline katusorganisatsioon. Et osaleme seal töögruppide töös ja vahendame nende nii-öelda enda liikmete infot sinna poole ja ka vastupidi. Ja üleüldiselt siis on selline meie suurem eesmärk, et enda liikmete rolli siis Eesti põllumajandustootmises suurendada. Lisaks eelmainitule on meie liikmed ka Eesti suurimad nii-öelda seemnete siis kauplemisega tegelevad ettevõtted. Ja Eesti Seemneliidul on siis usaldatud nende poolt ka ülesanne siis nende poolt pakutavate kaitsealuste seemnete nii-öelda informatsiooni ja andmete kogumine just nende sortide kasutamise kohta. Võib-olla natukene tuleviku sellistest väljakutsetest, et siin eelmine nädal, kes uudiseid on jälginud, et siis
meie nii-öelda planeedil elab juba 8 miljardit inimest. Et see viimane kasv 7 miljardi pealt toimus vaid 11 aastaga. Ja üsna varsti siis täitub kas 9 miljardit, et tõenäoliselt lõpmatuseni kasvu ühel hetkel on ikkagi piir ees. Aga mida see tähendab, on see, et kui 7-8 aastat tagasi ma tegin koolis, pidin tegema nii-öelda ühe sellise uurimustöö, et siis kuidas kasvava rahvastikuga planeeti ära toita. Ja seal ma nii-öelda uurimise käigus leidsin, et kui tol ajal oli veel hetk, kus maailma toidutootmine või toidutootmise kasv ületas rahvastiku kasvu, siis praeguseks hetkeks me oleme jõudnud sinna, kus rahvastiku kasv ja toidutootmise kasv on enam-vähem võrdsustunud ja väga ruttu saabub see aeg, kus rahvastiku kasv juba ületab selle toidutootmise. Mis siis tähendab seda, et kui meil praegu riigid koguvad endale varudesse, siis ühel hetkel me peame hakkama nende varude kallale lihtsalt minema ja neid varusid ju lõpmatult ei ole. Ehk siis siin tuleb jällegi mängu jällegi sordiaretus. Just läbi selle, et meil on vaja hakata, kuna maad kuskilt juurde ei tule, siis me peame lihtsalt hakkama tootma nii-öelda vähema ressursiga. Ehk siis ja lisaks nendele eelnevatele siis demograafilistele väljakutsetele on kindlasti ka poliitilised väljakutsed. Euroopa kontekstis me räägime just rohepöördest, mis siis paneb veelgi suuremat survet nii-öelda tootjale, et meil on vaja hakata põllumajanduses siis tootma nii-öelda rohkem või siis see tootmine peaks jääma samaks, aga peame seda suutma teha nii-öelda väiksema kuluga. Ehk siis sisuliselt rohkem toitu, rohkem toitaineid, rohkem mitmekesisust, aga kõike seda väiksema maaressursi, veekulu, väiksema hulga nii-öelda taimekaitsevahendite ja väetistega. Ja mis selle jutu mõte ongi see, et siin ongi see parem sort või just õigetesse tingimustesse aretatud sort on siin see võtmeelement, et seda saavutada. Ja kui siin eelnevatel slaididel sai välja toodud, et see sordiaretus võtab 15 aastat, aga meie praegused eesmärgid, nii-öelda poliitilised eesmärgid on juba vaja saavutada siin järgmise 20 aastaga või 25 aastaga, siis 15 aastat sordiaretust ühe sordi aretamiseks on ilmselgelt liiga palju ja siin tulevadki jälle mängu kaasaegsemad sordiaretusmeetodid, mida tegelikkuses ka Euroopas väga tugevalt juba nii-öelda aretatakse ja vaadatakse ja seda regulatsiooni vaadatakse üle. Ja see kõik siis peaks ka aitama meil tulevikus ka nii-öelda kliimaeesmärkidega võidelda ja siis meie ka nii-öelda süsiniku heidet ja kasvuhoonegaaside heidet vähendada. Nüüd natukene Eesti poolet, mis seisus me praegu oleme, et põllumajandusmaad on kokku Eestis ligi 1 000 000 hektarit. Sellest siis põllumaad kokku umbes 700 000 hektarit. Kõige rohkem kasvatatakse Eestis nisu ja see ikkagi ületab teised mäekõrguselt praktiliselt. Et kui läbi ajaloo seda muutust vaadata, et siis me oleme liikunud suures osas odra pealt nisu peale üle ja mida viimastel aastatel on nii-öelda näha olnud, on see, et rapsi ja rüpsi osakaal on ikkagi väga tugevalt kasvanud ja rapsi ja rüpsi pind jääb odrale vaid 20 000 hektariga alla. Et eks seal on ka taga see, et jällegi rapsi ja rüpsi nii-öelda sordiaretus on olnud väga, väga kiire ja rapsi ja rüpsi saagikused on oluliselt kasvanud. Et kui ma ise tootjana siin räägiti rapsi ja rüpsi saagikusest vaid ütleme 5 aastat tagasi, et 3,5 tonni oli väga hea saak hektari kohta, siis praegusel hetkel ikkagi juba räägitakse 5 tonnist, et lisaks on rapsi ja rüpsil ka hind ja et see võib-olla tingis ka eelmisel aastal selle kõrge kasvupinna. Nüüd siis, et mis seemet meie tootjad kasutavad külvideks. Et siin jällegi eelmise aasta põhjal olen toonud siia
graafikul on siis kogu nii-öelda see külvis kasutatud seeme. Ja üleval siis tulba üleval otsas on näha siis see osa, mis on külvatud sertifitseeritud seemnega. Sertifitseeritud seemnega on külvatud Eestis keskmiselt 37%. Ja siinkohal kindlasti tasuks mainida seda, et see 37% on Euroopa mõistes ikkagi suhteliselt madal. Meid Eestit kategoriseeritakse kui madala sertifitseeritud seemnega riigiks. Ja siin võrdluseks mõnede teiste riikide taolised osakaalud, et Soome on suhteliselt sarnane meiega, alla 35%, aga näiteks väga kõrge sertseemne kasutamisega on näiteks Holland, veel Rootsi, Taani, kus see protsent küündib 90%-ni kuni isegi 100%-ni. Et ka näiteks Šveitsis on väga kõrge. Šveitsi puhul on see, et minu teada riik seal nõuab sertseemne kasutamist. Ehk seal ilma etiketita seemet nii-öelda osta ega müüa ei saa ja siis see tähendab ka seda, et seda tegelikkuses ei saa ka külvata. Et sul peab olema nii-öelda see sertifitseeritud etiketiga seeme, mida sa siis enda põldudele külvad. Et selles osas on Eestis veel pikk maa minna. Aga läbi aastat ikkagi see vaikselt see protsent tõuseb, et tootjad on üha teadlikumad ja saavad aru, et see nii-öelda kvaliteetne seeme tagab talle selle parema saagikuse. Kultuuride poolest seemnevilja nii-öelda tootmisel Eestis jällegi siin kuidagi see kaalukauss on sellel aastal nihkunud nisu poole, et kui siin eelneval aastal oli veel suvioder kõige suurema nii-öelda tunnustatud pinnaga, siis sellel aastal juba kaalus talinisu selle üle. Ja tunnustatud pinda siin võrreldes eelneva aastaga on ligi 1000 hektarit rohkem, et sellel aastal tunnustati 13 600 hektarit, et tunnustamiseks esitatud pinda oli veel sellest omakorda 1000 hektarit rohkem. Aga sama oli ka eelneval aastal, et see ikka mingi osa praagitakse välja. Aga positiivne on see, et võrreldes eelneva aastaga siis, et on ligi 1000 hektari võrra tõusnud meie tunnustatav pind. Siin välja toonud ka populaarsemad sordid. Siin jällegi endal väga huvitav on vaadata, et kõige suurema pinnaga oli meil põldhernes, kuigi summaarselt kokku siis nisu kasvatati ikkagi rohkem. Aga mis on huvitav selle sama nimekirja puhul, et me ei näe siin ühtegi Eesti sorti, mis on siuke huvitav, et tootjad ikkagi võiks kuidagi kaaluda, hakata rohkem otsima nii-öelda Eesti sorte. Eesti sortide siuke pluss ongi just see, et nad on ju meie tingimustes aretatud ja nad peaksid siin meie tingimustes kõige paremini kasvama. Ja kui siia seda sordiregistrit jälle tuua, et siis sealt leiab umbes 10–15% vaid Eesti sorte. Et see 10–15% sisaldab siis ka neid muid põllumajanduskultuure, et mitte ainult siis neid, mida me siin näeme, et neid nii-öelda teraviljadele lisaks on seal ka igasugused muud nii-öelda ilutaimed ja nii edasi. Ja ma siin just eile vaatasin, siis sordiregistris oli 1199 sorti ja näiteks Eesti Taimekasvatuse Instituudi sorte, kes meil siin nii-öelda Eesti sortis aretavad, oli seal vaid 98. Et see on kõigest umbes 8% sellest, et Eesti sorte kindlasti ja ma loodan, et tulevikus Eesti sorte kindlasti hakatakse ka rohkem kasutama ja siin tuleb ka neid aretajaid juurde. Et see Eesti sortide võib-olla veel natukene reklaami teha või tulevikule vaadates, et siis et kõik nii-öelda ükskõik, et kui me isegi ei vaata ainult seemnekasvatust, vaid üldiselt majandust ja toidutootmist, et siis
et siis kõik, mis tuleb väljaspoolt sisse, on ikkagi mingil määral julgeolekurisk, et kui ühel hetkel need ära kaovad, et siis päevapealt hakata enda seest ressursse otsima, siis võib see väga kulukas olla ja kõik, mis me suudame ikkagi ise teha, on ikkagi meie julgeolekule parem. Aga muidugi ei tasu ära unustada neid ka väljaspoolt tulnud sorte, mis väga hästi meie tingimustes on siin ennast tõestanud. Natukene sordikaitsest ja nende kaitsealuste sortide kasutamisest. Et põhimõtteliselt kaitsealuste sortidega on sellel sordi omanikul ainuõigus neid sorte siis toota ja müüa. Ja tavatootja siis saabki seda kaitsealust sorti kasutada ka siis selliselt, et ostab sertifitseeritud seemne. Tegelikkuses on lubatud ka seda sorti endale seemneks paljundada ja seal tulebki mängu see oma tarbeks toodetud seeme, aga seda on siis sel juhul vaja deklareerida ja selle kasutamist sellele sordi omanikule näidata. Et sellel teemal ma eelmisel infopäeval peatusin päris pikalt, et seekord natukene siis vähem, et kellel on huvi, siis saab tutvuda selle eelneva ettekandega ja kindlasti minu käest küsida. Et kuidas see, kes võib-olla ei tea, et siis lühidalt, et kuidas oma tarbeks toodetud seeme tekib. Et siin on siuke skeem, et kui osta see sertifitseeritud seeme esimesel aastal sisse, sealt siis see saak koristada, et siis ongi kaks võimalust, et kas see kogu saak müüa või siis teine võimalus on see, et jätta see saak endale lattu ja järgmisel aastal siis maha külvates ongi tekitatud endale see oma tarbeks toodetud seeme. Ja siin natukene oma tarbeks toodetud seemne potentsiaalsetest pindaladest, et kui sertifitseeritud seemed kasutatakse 35%, et siis lihtne arvutus näitab, et potentsiaalne otspindala Eestis on siis seega ligi 270 000 hektarit. Ja igal aastal deklareeritakse umbes siis 45 000 hektarit, mis on kõigest 16-17% sellest pindalast. Et see ülejäänud on kõik siis selline kontrollimata või teadmata maa, mida kindlasti tuleks rohkem võib-olla millele tähelepanu pöörata. Et see ikkagi samamoodi jällegi see on meie kui toidujulgeolekust rääkida, et siis see on kindlasti üks osa sellest, mis seda toidujulgeolekut võib seda riski suurendab meil. Ja siin siis lõpetuseks mõned mõtted, et kui oma tarbeks toodetud seemet ikkagi kasutada, mis ei olegi nagu halb või keelatud, aga siis sellised mõtted, et seda seemet kindlasti tasuks kontrollida, mõõta igal aastal see kvaliteet, idanevus ja seda seemet siis mingi aja tagant ikkagi vahetada, et soovituslik 3 aasta tagant. Ja lõppu veel mõned soovitused, et nagu ma ütlesin, siis see seeme kindlasti puhasta ja sorteeri, et meil ei ole vaja umbrohtusid uuesti enda põldudele külvata ja analüüsi kindlasti laboris. Ja hoolikas harimine siia, ühtlane külv, kindlasti väetamine, integreeritud taimekaitse rakendamine, tuulekaeratõrje ja kindlasti õigeaegne koristus ja kuivatamine. Aga võib-olla Meelis juba räägib sellest järgnevalt natukene rohkem. Et siin minu kontaktid ka veel välja toodud, et kellel on huvi, siis või mõned asjad jäid segaseks, siis saab mulle kirjutada või helistada. Aga minu poolt on kõik siuke sissejuhatus tänasesse võib-olla. Et kui on mõned küsimused kellelgi, siis saab kiiresti vastata. Tundub, et vist ei ole. See kõik oli nii selge või oli nii segane? Ragnar, vaata palun chatti. Aha. Tähtsamad sordiomadused, millele sordiaretaja peaks tähelepanu pöörama.
No, ma arvan, et seal ei ole ühest vastust, et see on kindlasti oleneb väga mitmetest teguritest, et noh, juba keskkonnast, et kus keskkonnast ta kasvama hakkab, kui pikk hooaeg on, et Eesti tingimustes ongi just ju tähtis see, et see hooaeg on nii lühike meil, et see sort või see nii-öelda see taim, mis selles tingimuses kasvama peab, et ta saaks ikkagi valmis. Et noh, eks ju teraviljad on kõik väga hästi aretatud selles osas juba, et nad suudavad meie selle lühikese hooaega valmis saada, aga noh, tulevikus ma kindlasti näen siin mingisugust maisiaretust, mis meie tingimustes võib-olla ka tera valmis saab, et see võib-olla on üks asi. Kindlasti selle saagi omadused mängivad seal rolli, haiguskindlus just kui vaadatagi neid seda soojenevat kliimat, et ka meil Eestis on juba päris palju kahjureid hakanud tulema, mida meil varem ei olnud, et need uued aretatud sordid nendega paremini toime tuleksid ja kindlasti need saagi omadused, et millele see valmiv taimik peaks kõige rohkem keskenduma, et kas ta keskendub sellele valgusisaldusele seal seemnes või seemnekaalule või noh, et ma arvan, et siin ühest vastust ei ole, et see kindlasti oleneb kõik keskkonnast ja selle saagi eesmärkidest. Aga aitäh, väga huvitav küsimus oli.